Vaatame koos, kuidas Divi teemaga siis ehitada seda Coming Soon lehte. Ja kui sa oled oma veebilehele sisse loginud ja sa näed, et sul siin Teamside all on Divi aktiivne, mõnda asja kordan üle, tean, et võib-olla kulub marjaks ära, aga siis Divi teema puhul on selleks, et sa saaksid seda mugavalt teha, oleks vaja ühte pluginat. Ja see plugin on siis loodud nii-öelda kolmandate osapoolte poolt, nii nagu Elementoril ka Divil on siis oma kommuun tekkinud, kus siis erinevad kujundajad, arendajad on ehitanud juurde erinevaid siis funktsioone lisanud lehele või kujundusi, siis ka see on Divi Life, see on tegelikult ei ole otseselt selle Divi teemaga seotud, aga üks Divi teema arendaja siis. Ja Divi Coming Soon plugin, Get It Free. Siin on siis vaja sisestada oma meiliaadress. Sa võid hiljem ka sellest listist nagu liituda, ma ei ole kindel, kui tihti sa neid meile hakkad saama, aga sa võid sealt vabalt ennast siis pärast eemaldada ennast sellest listist. Ja kui sa sisestad siia meili, ma teen ühe korra veel selle submit, et ma näitan, kuhu lehele ta sind võib suunata. Ta suunab sind müügilehele siin, et nagu sa peaksid ostma nüüd $5 eest neid valmis kujunduspõhjasid, kui sulle siit midagi meeldib, sa võid seda teha, aga tegelikult tuleb sulle siis zip-fail, tuleb automaatselt ka meiliaadressile selle meiliaadressi peale, mida sa siia just sisestasid, nii et järgmine samm, sa võid selle siit julgelt kinni panna ja minna ka meili peale vaatama siis seda zip-faili, alla laadida see ja siit pluginate juurest lisa uus, lae plugin ülesse, choose file, võtan siit downloads, minul on siis Coming Soon, on selle Divi Coming Soon on selle zip-faili nimi, paigaldan selle. Lülitan sisse. Ja nüüd mul tekkis siia Divi juurde selline koht nagu Divi Coming Soon, muidu seda siin ei ole, aga tänu sellele plugile nüüd on. Ja kui ma siia nüüd klikkan, siis siin midagi muud tegema ei pea, kui siis valimagi lehekülje, mida sa tahad näidata siis Coming Soon lehena. Ja samamoodi sa võid teha ka selle maintenance mode, ehk siis nagu leht on töös, ehk see 2 erinevat nagu fookust erinevate lehede. Coming Soon on siis veel avaldamata leht, mis alles siis hakkab tulema, ehk siis uudishimu, põnevus, kõik need elemendid seal ja kontaktide kogumine, kes on huvitatud varajase staadiumis asjadest teada saama ja nii edasi. Ja maintenance mode on siis see leht, kus on sul näiteks veebileht on juba töös, kliendid juba käivad sul seal ja inimesed külastavad, aga sul on vaja teha kas mingit hooldust või sul on vaja korraks see veebileht nii-öelda külastajate eest ära varjata, siis seal võiks olla kontaktid, kuidas inimesed kiiresti siis endale vajaliku info üles leiavad ilma, kui nad juhuslikult ka sinu lehele siis sisse ei pääse, mis iganes on oluline nende jaoks panna see info sinna juurde, et varsti leht läheb uuesti lahti või näiteks, et leht on lahti kinni 3 tundi ja avame 3 tunni pärast või mis iganes selline ajutine teade siis. Ja nüüd lähme loome ühe lehe selleks, et saaksime siis selle Coming Soon lehe peale panna. Ma loon siit lisa uus leht. Ja sa võid nüüd ehitada nullist selle Coming Soon lehe või sa võid otsida ka erinevaid kujunduspõhjasid siit Divi juurest. Ma võtan siit siis mingi lehe praegu näiteks põhjaks endale, kujunduspõhjaks. Või kloonida olemasoleva lehe, kui sul on näiteks juba veebileht tehtud, sul on kujundus juba paigas, sa võid kloonida avalehe ja lihtsalt muuta need moodulid seal ära vastavalt, mida sa sinna tahad jätta. Aga ma võtan siit siis praegu mingi suvalise põhja ja siit sa leiad need erinevad nagu komplektid ja otseselt ma tegelikult ei olegi siit otsinud, vaatan korraks, kas tuleb näiteks midagi Coming Soon ka siit välja. Okei. Siin on siis 3 erinevat Coming Soon lehekülge, mis siit välja tulevad. Võtame siit selle. Aga see on ikkagi komplekt, nii et siin on nagu erinevad lehed, mis siin sees on siis Coming Soon leht ja siis on landing page eraldi ja nii edasi. Vaata, mis siin põnevat veel on. Võtame näiteks selle video game lehe. Samamoodi see on tegelikult komplekt, aga selle komplekti sees on siis ka olemas Coming Soon lehekülg. Ja just siis layout. Laeme selle layouti endale kujunduspõhjana siis siia peale. Mõnikord võtab see rohkem aega, mõnikord vähem aega, aga üldiselt peaks ikkagi alla minuti kindlasti see põhisi ära laadima. Kui ta vahepeal kinni kiilub, siis sa võid lihtsalt lehte värskendada. Ja
ja avaldame selle lehe. Üks asi, mida kindlasti nüüd coming soon lehega või ka maintenance mode lehega peaks tegema, et peaksid valima siit malli blank page. See tähendab seda, et sellel lehel siis ei tule üles päist ega jalust alla, sest tõenäoliselt sa ei taha, et inimesed läheksid ikkagi uitama sul kuskile menüüs olevatele lehtedele või jaluses olevatele lehtedele. Sa tahad, et see oleks puhas leht, kus oleks siis üks konkreetne üleskutse. Selleks valitki siin blank page. Selle blank page'iga saab ka luua siis kampaanialehti enda lehele niimoodi. Väike kõrvalpõige sellest coming soon lehest. Kui sa näiteks tahad ainult reklaamida mingit konkreetset pakkumist ja sa ei taha, et mingid muud segavad asjaolud su veebilehel inimene nagu läheks surfama, siis sul on võimalik ka luua siis selline blank page, ehk siis ongi, et jalust ei ole, päist ei ole. Ja nüüd siis lülitades sisse Enable Visual Builderi, sa võid hakata siis ehitama seda veebilehte. Ka siin divi puhul ma näitan ära kõige olulisema, ehk siis selle kontaktide kogumise mooduli kasti. Kui ma nüüd siia klikkan lahti, siis ma näen, et see on selline moodul nagu email opt-in settings, ehk siis ta ongi siis nagu emailide kogumiseks, mitte lihtsalt vorm, mida inimene ära täidab ja sulle tuleb meili peale teavitus, näiteks hinnapäring, mida tavaliselt vormiga tehakse, vaid see nüüd ongi konkreetse siis emailide kogumiseks, email opt-in settings. Ja siin sa saad siis samamoodi ühendada enda email account'i all enda olemasoleva meilihaldusprogrammiga selle vormi ja mida iganes sa siin kasutad. Ma vaatan, siin ei ole Smile'it, siin ei ole, sest Smile'i on lihtsalt veel natukene liiga väikene selle jaoks, aga kõik siin iganes suur valik on olemas. Mina kasutan MailerLite'i, mis on väga hea meilihaldusprogramm, kuhu sa võid samamoodi luua siis automaatika pärast, et kõik, kes selle vormi ära täidavad siin coming soon lehel, saavad endale kirja, et aitäh ja ma annan kindlasti teada, kui veebileht avatakse või näiteks aitäh, siin on sooduskood ja ma saadan sulle automaatselt või saadan sulle kirja, kui meie pood avatakse, saad seda sooduskoodi kasutada ja nii edasi, et kohe tervitus tuleb ka automaatselt kõigile, kes siis siin liituvad. Ja kui sa nüüd oled ära ühendanud selle MailerLite'i, siis võtan siit uuesti selle MailerLite'ile, siis ma vaatan nüüd, kui ma panen ad, jah, kui ma panen ad siia, siis siia ma peaks panema siis MailerLite'i konto nimetuse, kuidas sul see konto nagu on nimetatud ja API key. API key sa leiad siis MailerLite puhul enda konto alt, integration on see märksõna, millega siis otsida ja API key on see koht, millega saab ühendada oma veebilehte, siis tavaliselt API kaudu kogu need ühendamised ja integratsioonid siis käivadki. Ja kui sa siia nüüd oma API key paned ja account nime ära paned ja ta submit ja ta ühendab, siis sul on tegelikult võimalus jällegi valida ka see grupp eraldi. Meilihaldusprogrammis tasub kindlasti sorteerida oma list erinevatesse gruppidesse. Näiteks ütleme, ongi siis coming soon lehelt tulevad inimesed, et nad oleks sul eraldi grupis, ehk siis varajased huvitatud ja seal siis sa saad pärast neid gruppe ka ühendada oma vahel, aga et sa siis teaksid, kus kaudu inimesed on tulnud ja mis kliendisegmenti siis keegi kuulub. Ja niimoodi siis on see ühendatud see vorm ära siis selle meilihaldusprogrammiga, siis sa salvestad selle lehe, see on juba avaldatud ja nüüd lähmegi siis siia divi, võtame siit divi coming soon, võtame siit coming soon lehe, salvestan ja nüüd mul on aktiivne coming soon lehekülg. See tähendab seda, et kui mina ise olen sisse logitud siia veebilehele, siis mina seda coming soon lehte ei näe, sest ma näen niimoodi, nagu see parasjagu mu lehituses pooleli olev leht on. Aga kui keegi külastaja läheb siia veebilehele, ma olen kõrvalaknas incognito aknas, siis peaks olema siin see coming soon template, mida me siia just lõime. Nii et niimoodi käib siis diviga see coming soon ja samamoodi ka maintenance mode võid sa aktiveerida siis selle plugina kaudu. Selle plugina lingi ma panen siis ka siia postitusele juurde.